Tere tulemast vaatamas saadet, koomikud ja küsimused. See on saade, kus punkte saab nii õige vastuse kui naljaka mõttekäigu eest. Alustame. Minu nimi on Kaspar Kikerpill ja minu kõrval, nagu ikka, küsimuste meister Karl-Alari Varma. Ja täpselt nagu igas saates on meil kohal kaks tiimi. Sinise tiimi kapten Miikal Veemaa! Miikal, kes sinul täna kaasas on? Minu kõrvale on enda asetanud saatejuht, ettevõtja, meelelahutaja, ööklubide hirm, Robin Valting. Ja teise poole on ennast sisse seadnud punane tiim, punase tiimi kapten Sander Õigus. Ja Sander, kes sinul täna kaasas on? Minu kõrval istub minu sõber sisulooja, seksisümbol, produtsent ja lihtsalt mees, mitte ainult suure esitähega, vaid kahe suure esimese tähega, Andrei Sevakin. Suurepärane. Andrei ja Robin, te mõlemad olete teinud igast erinevaid põnevaid produktsioone. Kindlasti on olnud ka hirmsamaid hetki. Peale selle, et te Epp Mäega maadlema pidite, mis on kõige hirmsam asi, mis te olete teinud? Tegelikult on kaks asja, mis tegelikult toimusid siis ühes ja samas videos. Üks nendest oli üle meeste tõkete hüppamine, mis on 1,10 m kõrged või. Need tõkked on päriselt, need on kuskil siia maani. No minu pikkused. Teie pikkused. Ja teine on see, et kui sa lähed selle teivashüppega, lähed teivast hüppama, siis see teivas on nagu niivõrd pikk ja sul ei ole neid oskusi, et ennast nagu üles vinnata. 2-meetrise kummilindi panime sinna ja ma hüppasin selle kogemata sinna munadega sinna ja see läks pooleks ja see tuli mulle otsa ette. Seega sellega nagu ei läinud kõige paremini. Ossa pagan. Andrei, on sul samalt võttelt või tuleb mingist muus kohast? Minu jaoks on kindlasti mingid sellised mingid Eesti laulu mingid teemad. Vaata, ma nimetan ennast küll artistiks, aga laulda ma ei oska. Aga kunagi me olime Paiaga Eesti laulul. Me ütlesime finaali ka ja nagu mingi 300–400 000 inimest vaatab nagu telekes, sa oled mingi, ahah, okei. Ma lähen laulma, ma ei oska laulda. Ma täis ennast kohe. Okei. Väga hea. Nii, Karl, aga ma arvan, et me oleme nüüd tuttavaks saanud, kes meil täna saates on. Teeme esimese küsimuse. Teeme esimese küsimuse ja minu esimene küsimus oleks selline. Kui sa oled viiking ja sind just vigastati, siis sulle antakse tugevat sibulasuppi. Miks? No kui mind just vigastati, siis äkki siis loogiliselt oleks see, et mind tervendab see kuidagi. See oleks ju loogiline. See oleks ju loogiline. See võib-olla ole ka see kõige õigem mõte. Ilmtingimates ei pea head tegema. Ma ei tea. Ma ütlen, see peatab mu vigastatud saanud koha. Ja grammatikaoskuse võib olla, aga see oli vastus. See oli vastus. Liigume edasi. No, et tõesti, Andrei enne, kui ta hakkas sisuloojaks, ta oli elukutseline viiking. Mäletan küll neid aega, oli ta. Sellega on lihtne ja eks ta ikka ja jälle on mulle verisena tarre tulnud ja pane supp keema! Papa veritseb. Aga ei, ma arvan ka, et äkki see on see, et ta ei teinud midagi lihtsalt, et ja rõõmus täis kõhuga ära surra või mingi... Ei no põhimõtteliselt ma arvan, kui sa ikka niimoodi vigastada said, kui sa olid viiking, sa reast surid eos ära juba. Ma mõtlen, et see oli siuke last meal. Ja rõõmus viimane eine. See on aus tegelikult. Mõnikord küll, aga see ei olnud see, mille pärast anti seda. Et sellega prooviti midagi teada saada. Selle vigastuse. Oot, ma vist tean. No nii, Robin. Vaata, kui sa saad selle mõõgaga enne, siis tekib auk. Jah. Ja kui sa selle suppi, vaadati, kui suur see auk on, mida tegema peab, siis hakkad suppi lendas välja. Nii lähedal. Oli lähedal või?
sa oled üllatavalt lähedal. Miks minu kapten mind ei aita, sinu kapten sind aitab? aga ja Miikael ei tutvustanud sulle selle saate statistikat, aga ütleme niimoodi, et kuidas ma ütlen, sa istud sotsiaaldemokraatide diivanil, ütleme niimoodi. Valimiskünnis on kaugel. Väga huvitav kommentaar punaselt tiimilt. Tõesti. Kui see 2 sinu vastust kokku panna oleks õige olnud, sest õige vastus on see, et viikingina, kui sind vigastati, siis anti seda sibulasuppi, sest seal oli tugev lõhn. Ja kui pärast natukese aja pärast oli tunda sul kuskil kõhu juures sibula lõhna, tähendab, et sul oli makuauk tehtud ja sa sured ära. Et sind ei olnud mõtet enam ravida. Mul tegi vanaisa kummimadratsiga sama asja. Ei, ta pani seebi vette ja siis sealt, kus tuli mull, siis teadis, et sinna on Robinit pussitatud. Ei, aga kui sul seda lõhna ei tulnud, siis hakati sind ravitsema, siis oli nagu mõtet. Mis sa muidu ressurssi ikka raiskad? Väga mõistlik. Väga optimaalsed mehed. Põhjapõdrad. Miks mitte? Loomad, toredad. Ja nende silmavärv muutub muuseas sinise ja kollase vahel. Miks? Väga lihtne. No nii. Valgus. Nad on... Hele siniroheline. Ei, vaata, põhjapõder on ka ööloom. Nii. Ja põhjapõder on ööloom ja kui sa oled ööloom, siis sa peab nägema ka nagu pimedas. Ja, et ellu jääks. Nagu vahetub nagu päevast nagu... Muidugi. Valgusega, need on need. Mis see nimi on? Spekter. Valgus mingi muutub, vaata. Ma oleks ksenoon öelnud, aga see on... Ja neile helendavad. Aga see on meie vastus. Mis asi siis? Ma annan... Valgus. Valgus. Ei, vaata. Millest sa aru ei saa, mees? Sa ka ei saa, jah? Aga ma arvan, et me anname siit punktid ära, sest... Oot, mis kuradi Jüri Ratase meetodile sa punkte annad? Ei no on silm ja on valgus ja on aegu erinevaid. Nagu, mis ta ütles? Palun korda seda vastust. Kõik said aru, enne? Täpselt. Lihtne. Üks sõna, valgus. Nii. Vaata. Aga mis põhjusel? Värv on valguse peegeldamine. Nüüd sa küsid talt. Sa tahtsid talle punkt anda. Ei, punkt on juba kirjas, aga ma selgitan. Oota, ma peaksin ütlema, et punktid ei ole lõplikud ja punktide väärtus võib ajas kahaneda. Kõrvaltoimete tekkimise palun pöörduge arsti juurde. Aga ma annaksin pool punkti. Kuulake. Kuulame. Kapten. Miikael, sul on võimalus päästa see punkt. Ma ei tea. Vaata, ühesõnaga, kui on õhtu hämarus. Nii. Kui pikad seal õhtud ja päevad on? See pole täiesti relevantne. Okei, 0 punkti. Ei, vaata. Ja õige vastus on, sa ütled nüüd, see on valgus. Polaaröö ja polaarpäev on Jah, see põhjus. täpselt õige. Aga Õige vastus. kas te teete muga nalja või? See ju ongi valgus, mida on. Ma arvan, et me paneme siin punkti natuke niimoodi mõlemale. Kõik saavad. Pange palun meile ka selle. Ei, tuli, muidugi tuli. Mõlemale läks. Ei, see on... Valgus on nagu see põhiprintsiip, aga miks sa 0 ma vahepeal sulle ütlesin, oli see, et see on just polaaröö ja polaarpäeva vahel. Et kuna need kestavad tükk aega, siis see värv muutubki, et valgustingimustega nagu pikka aega suudaks toime tulla. Et see ei muutu niimoodi, et hommikul on ühtepidi ja õhtul on teine. Ma tean neid sõnu küll. No nii, Karl, aga teeme järgmise küsimuse. Mul lihtsalt põhjapõtrade juures, ma tahtsin väikse boonusküsimuse teha. Aga teeme boonusküsimuse. Kuidas kohalikud siis põhjapõdra kasvatajad kasutavad põhjapõtru, et pilve jääda? Et pilve jääda? No see on ju... See on veider, et sa küsid, sest see oli muideks Andrei hüüdnimi keskkoolis. Oli või? Mis asi? Poronkusi. See on õige vastus, jah. Poronkusi. Me veel hüüdnime kohta ei tea, me rohkem võtsime küsimuse eest. Ja küsimuse eest, et siis põhjapõdra kasvatajad viivad põhjapõdrat kohta, kus nad söövad psühhotoroopseid seeni ja siis pärast joovad selle põhjapõdra uriini. Ma isegi ei hakka küsima, kus sa tead neid asju. Su üks klassiõde rääkis mulle. Klassireis. Milline loom on infrapunakaameratele nähtamatu?
ja selle looma järgi hakati ka siis nagu tegema vastavaid kamuflaaže ja asju inimestele ja tehnikale. Mis on kõige külmem loom? No, ma arvan, et see võiks olla mingisugune karulaadne toode. Jääkaru. On õige vastus. Ei ole. On küll. Wow. Ja see põhjus ongi siis see, et jääkaru karvkate hoiab niivõrd hästi seda soojust, et see ei pääse välja. Et suust ja, kui sa otse paned kaamera näkku, siis on näha. Teeme midagi teissugust. Teeme midagi lõbusat. Ja, teine maailmasõda. Paljude lemmik. Teise maailmasõjal tegid ameeriklased prototüüp nahkhiire pommi, milles olid sees elusad nahkhiired. Ja kuidas pidanuks see pomm siis hävitust külvama? Sealt tuleb mingid Marveli tegelasi välja. Et hammustab ja siis mutatsioonid. Kus juures ma tean ühte kavalat asja siin mängus. Me palume vihjet. See, et sa lased nad nagu lahti, ei olnud see põhiosa, aga nende nahkhiirtega nad kandsid midagi. Koroona. AIDS. Ei olnud veel päris õige, aga Miikael, Robin, mis mõtled teile? Nahkhiirtega tehti midagi. Kas nad tegid nagu füüsiliselt nahkhiirega midagi? Nagu hirmsamaks selle nahkhiire? Nad lisasid sinna midagi. Äkki nad panid neile need vampiirikihvad? Ja siis kui oi, nüüd on paha. See oli just mõeldud Jaapanisse. Ja Jaapanis on spetsiifilisest materjalist olid majad ehitatud tol perioodil. No Jaapani majad, vaat nad on sellest paberist. See, mis läbi paistab. Ehk siis nad panid nahkhiirtele ühele panid tiku doositeibiga ja teisele panid tiku suhu. Ja nad paaris lendasid või? Ja no nad olid õpetatud nii, et nad maja juures saavad kokku ja siis see tikk läheb nagu ja siis maja läheb. Okei, see on hea pakkumine. See on pool punkti. Aitäh. See oli üllatavalt. Mis see teine pool on? Tegelikult igale nahkhiirele pandi väikene pommivest selga, kus oli siis nagu napalmi sees. Et siis need peaksid minema paberisse majade katuste alla. Sealt on raske pärast tulekahjusid kustutada. Muidugi kahjuks nahkhiired hukkuvad, aga vähemalt ka inimesed surevad siis. Lähme järgmise küsimuse juurde. Lähme. Kullaotsijad leidsid ühe vana külmunud piisoni, mis oli vähemalt 55 000 aastat vana ja andsid teadlastele selle üle. Ja mida tegid teadlased selle piisoniga? Nad sulatasid üles. Ta oli jäetud ju. Protsessi osa. Ma arvan, et proovisid reanimeerida, lõisid nagu elektri sisse, et äkki hakkab... Võis Frankensteini sitada, jah? Nagu see Encino koopamees, vaat. Et nad nagu sulatasid selle piisoni üles ja ütlesid, et ta on Eestist. Teadlased tegid midagi, mis ei olnud selle uurimine. Mida nad tegid? Kas nad päriselt sõid ära selle või? Nad sõid. Issand. Tubli, Sander. See põlgastunud aplaus, mis siit praegu tuleb. Nad ei söönud kogu seda ära. Nad võtsid kaelafilee ja siis keetsid selle suppi. See oli üks teadlane, kes ütles, et ma bakterite pärast ei muretsenud ega millegi pärast, et mul sõber kogu aeg ajab asju auto kalle ja kuni 3 aastat võib külmkapis olla ja siis ma söön ära. Ja ütles, et maitse oli päris hea. Näe, pluss Eesti vanaemad on alati öelnud, et piisavalt kaua keedad, siis saab süüa küll. Ja. Piisonvalt kaua keedad siis. Lähme kosmose poole. Oi, jumal. Oi. Mida tegi NASA videoga, kus on näha esimesi samme kuu peal? No võit siis, eks ole. Green screen. Miinuspunktid. Ja võtab seda väga isiklikult. Oota, mis nad selle esimesega tegid? Mingi jätsid kuule? Või mingi... Näitasid OnlyFansis seda. Peaaegu, aga mitte päris. Miikael... Oot, anna vihje. Sa vastasid valesti. Ma panin lukku juba. Üldjuhul siis, kui keegi ütleb mulle vastust, siis ma loen seda vastust. Ei, no super. Ei, sest kui see oleks õige olnud, sa ei oleks ju... Oot, me ei pannud lukku veel, on ju? Ma olen seal... Pange. Kui järgmine aasta meil Villa casting on, siis te kindlasti ei saanud.
ei saanud see aasta ka. Vaata neid vendi. Nad niikuinii ei saaks. Sina saad. Oh no! Ma ei saa mingi vaimuhaigetega ujumas käia. See ei olnud sulle, Sander, see ei olnud sulle. Aga Mets Jeesused me ei võta sinna saatesse. Mingi 19-aastased Biffid stringides ja siis Sander lihtsalt. See oleks nii äge, ma tulen oma Saarma sellega vaata, kus habe ulbib. No nii Biffid. Kas see tutvumissaade? Kas keegi traumat tahaks? aga mida tegi NASA selle video? See küsimus ka. No, kas teie mäletate VHS-e? Vanaema on näidanud. Väga hea punkt. Mis õnnetus võib juhtuda? Ma tean. Vaat see, et sa kerid, fuck, sa oled liiga noor. Ei, räägi. Vaat kassettidega oli see, et siis, kui sa vaatasid ta lõpuni, siis ta nagu jäigi lõppu, on ju. Ehk kui sa tahtsid uuesti vaadata, sa pidid nagu algusse kerima. Ja siis vahepeal oli see, et keegi ei vaatanud, mis kassett see on, vaata, ma olin lihtsalt telekast mingi enda porno salvestama sinna peale. Ehk siis ma eeldangi, et NASA selle kasseti peal... Lindistati üle või? Õige vastus. Tiimitöö tuleb. Aga õige vastus on see, et NASA lindistas kogemata üle originaalvideost esimesed sammud kuul. Et see oli juba digitaalselt väljas, aga see originaalkassett seda enam eksisteeri. Aga NASA ütles, et see originaal, see on nagunii nägi halb välja. Nii. See uus on parem. Läheme hoopis teistsuguse vooru juurde. Me anname vahepeal siit need kätte. Pinks. Võtta saa mõlemad. Me andsime neile 2 lapatsit. Mõlemal on üks sümbol. Sümboliks on siis kas prillid ja välgunool, mis tähendab Harry Potterit. Ja teise peal on rist, mis tähendab piiblit. Mul on tsitaadid 2 raamatust. Ja teie peate mulle ütlema, kas ma loen tsitaadi siis mõnest Harry Potteri raamatust või siis piiblist. Sa oled Harry Potterit lugenud? Ma pole lugenud, ma olen vaadanud. Ta elas seda mees. Ma pole isegi vaadanud. Aga piiblit oled lugenud? Piiblit ma ei ole ka lugenud kahjuks. Sa oled seda lugenud või? Ei ole, õnneks ma olen lihtne, mul on juba Jeesus siin kõrval. Esimene tsitaat. Suurus äratab kadedust. Kadedus tekitab pahatahtlikkust. Pahatahtlikkus sigitab valesid. Kas tegu on siis piibli või Harry Potteriga? Tõstame, näitame 1, 2, 3. Andrei, mis te paate? Piibel. Ja teisel pool on Harry Potter. Jep. Õige vastus on Harry Potter. Neil on vaja. Vaikselt punktid tulevad. Seda ütles Voldemort. Nii, lähme järgmise tsitaadi juurde. Ma tahan sooritada mõrva, mille eest mind vangi pandi. Kas Harry Potter või piibel? 3, 2, 1, näitame. Mõlemad vastasid piibel. Õige vastus on Harry Potter. See oli see tüüp, kes mingi koer vahepeal oli. Ja Sirius Black ütles seda, jah. See on väga hästi raamat kokku võetud, see tüüp, kes vahepeal koer. Tal oli see periood. Läheme järgmise tsitaadi juurde. Ta neelab surma ära igaveseks ajaks. Kas tegu on siis piibli või Harry Potteriga? 1, 2, 3, näitame. Harry Potter on punasel tiimil, sinisel tiimil on piibel. Õige vastus on piibel. Haige. Kui sa tahad teada, milline on inimene tegelikult, siis vaata hoolikalt, kuidas ta kohtleb endast allpool olevaid inimesi, mitte ka endaga võrdseid. Kas see on piibel või see on Harry Potter? 1, 2, 3, näitame. Mõlemal pool on piibel. Õige vastus on Harry Potter. Null, on Viska see ka. Rist läks praegu. Nii, teeme 2 tükki veel. Ei tee! Okei. Andke vägijooki norutajatele ja veini sellele, kelle hing on kibestunud. Kuule, kas lõpuks me jõuame selleni, et need on sama raamat või? Kas see on siis piibel või Harry Potter? 1, 2, 3 ja nüüd vastame. Harry Potter, piibel. Õige vastus on piibel. Vanast testamendist. Ja nüüd... Harry, võta ja vägijooki. Nii, aga viimane. Lõpuks on surm hästi korraldatud mõistusele üksnes järgmine suur seiklus.
nii, kas see on siis piibel või see on Harry Potter? 1, 2, 3, vastame. Punane tiim on piibel, sinine tiim on Harry Potter. Õige vastus on? Harry Potter muidugi. Faktid. See on nagu... See on tegelikult suht masendav, sest nagu Sander näeb nagu võlur välja küll. Vaata, kumb ta on, võlur või Jeesus, no ma ei tea. No, miks mitte mõlemat? Siis kas Jeesus ei olnud ka väikest voodi võlur? Lihtsalt nagu palju punkte saite just. Te saite üli palju punkte just ju. Sa pole nii palju punkte saanudki veel. Need on kõik päris punktid või? Nad on päris punktid. Nii, Karl, aga lähme järgmise küsimuse juurde. Kui sa nii tahad. Homse saar ja eilse saar asuvad kõrvuti. 3,8 kilomeetrit on vahet. Aga miks on neil sellised nimed? Sellepärast, et nad on selle veidra koha peal, kus kell teeb selle hüppe algusest lõppu ja siis neil on jõhkralt suur ajavahe. Täpselt nii on õige vastus. Karl, aga lähme järgmise küsimuse juurde. Aga lähme. Elvis Presley oli kaelas ketti erinevate religioonide sümbolitega. Millega ta seda põhjendas? Andrei, mis sa arvad, miks tal oli erinevate religioonide sümbolid ümber kaela? Ta oli muidu tuntud nagu kuulus kristlane. Aga Elvis oli ju teada tuntud natuke peast ju lõpuaastate poole. Nagu me kõik. Ma arvan, ta oli selline proper narkomaan ja ta oli endal kõik ajud nagu täiesti, jah, kõik oli sassis seal ja siis kuidagi võib-olla äkki sellega oli seotud. Aga see ei ole vastus. Mõte on siis see, et ta on sõge. Ta võib-olla oli natuke, jah. Okei, nii et inimesed küsisid, miks sul need on? Ma olen sõge! Ilmselt Elvis tegi sõge. Veel päris õiget vastust ei kuulnud, läheme korra Robini ja Miikali juurde, mis te arvate? Kuna Elvisel ilmselgelt on fänne, austajaid üle terve maailma, siis ta austusest kõikide fännide vastu siis erinevates, kes elasid siis erinevates religioonides ja ta kandis austusest oma fännide vastu. Väga ilus vastus, täiesti vale. Väga ilus. Ma olin veendunud, et see on vale. Mul vees sul enesekindlus tõusis kogu aeg. Andsite lootust ka veel. Ma andsin kaasa, mine. Aga oleme teispoole, ütleme vahepeal vihje. Põhjus oli palju isiklikum, mitte siis ta üldse ei teinud seda fännide pärast. Jah, võiks tunda, et ta juba nagu tundis surma ette. Et ta lihtsalt panustas, et ta nagu paneb kõik kaardid sisse, et ükskõik, kes väravates vastas on, ta on nagu, et... See on õige vastus. Kui küsiti, siis ta ütles, et ta ei taha riskida, et tal on vale. See on see, et sa oled nagu Flora mängul, aga sul on nagu Levadia püksid ka, vaata. Kes mulle tegelikult peks annab? Samsung firma. Võib-olla mõnel isegi on mõni Samsungi toode. Sulle? Mida? Mingi probleem. Sul on päriselt Android või? Ja, mul Android, see vaakin. Ei noh. Oota, kas see on mingi häbiasi, kui on Android või? No ei tea, noh. Ma saan aru, et sa oled vanem härrasmees juba, aga... Oota, sul on või? Muidugi. Aga Samsung... Sa ikka proovid või? Me jõuame sinna. Ei, mis sa mõnitad reaalselt? Ei, Samsung on firma, enamus on võib-olla kokku puutunud sellega juba tänapäeval, teeb elektroonikatooteid. Aga millega ta originaalset tegevust alustas siis? Mis on see, mida ta esimesena müüma hakkas? Robin, mis sa arvad, millega kõigepealt Samsung tegeles? Hiinlastega. Samsung. Autod need ei ole vist, aga kapten, on sul mõnda sükest mõnusat mõtet? Ma ütleks autorehvid. Väga hea, saime kohe kiirelt vale vastuse kätte. Aga see ei olnud lukus ju. No oli küll ju. Meil oli enne sama. Okay. Ta vaatas mu poole ja ütles sõnu.
Okei, aga siis me lükkame käiku selle, et me küsime rahva käest äkki või? Teine formaat, ma ei tea, kas meil on autoriõigused selle formaadi. Okei, rahu. Ära pöördu kunagi rahva poole. Söögipulgad. Aga ma natuke neid kuulaks. Jah, see ei ole isegi nagu väga kaugel. No siis nad tegid selle ühe pulga. Prototüüp. Ja siis Yamaha tegi teise ja siis hakkasid taga panema. Aga ma arvan, lähme Robini ja Miikali juurde tagasi. Söögipulgad oli siin vahepeal vihje. Et Samsung tegi Nuudleid. süüa võib-olla. Ja me kuulsime vahepeal õige vastus ära, sest õige vastus on kiirnuudli. Väga hästi. Aga Karl, teeme hoopis tänase saate viimase küsimuse. Minu viimane küsimus teile on selline, et üks kirjanik nimega Bernard Shaw ehitas endale kirjutamise jaoks ja väikese majakese ja see pöörles. Miks see pöörles? Et päike oleks sama koha peal toas, et paistaks talle laua peale. Õige vastus. Väga hästi, oleme jälle targemad, aga ma arvan, et nüüd tahaks ka teada saada, kes on tänase saate võitnud. Kas see viimane küsimus ei olnud see, et nagu võitja võtab kõik? Vana vastu seina 5- mängimine. Teeme ühe veel, see on ju võidu peale. Ma olen 4 korda sisse saanud. Sa tegeled spordiga või? Ei, ma olin kohtunik. Ta oli sein vastu. Sellepärast mul nii paks nahk on. Nii, ma lugesin punktid kokku. Ma sain teada, mis on tulemus. Ja ma võin teile öelda, et võitjaks on sinine tiim. Haige. Teeme suure aplausi tänase saate võitjale sinisel tiimile Miikal Meemaa ja Robin Valting. Teeme ühtlasi suure aplausi punasel tiimile Sander Õigus ja Andrei Svake. Teeme suur aitäh küsimuste meistrile Karl Alari Varma. Minu nimi on Kaspar Kikervill. Aitäh, et vaatasite. Pigem on lihtsalt teistes saadetes silma jäänud, et see on sinu tehnika. Last teisel poolel vastata ja siis õige vastus viimasel hetkel ära napsata. Kaspar, mis sita nalja sa veel tahad teha? Kiirnuudlid Andrei Soeng või? Ei noh, vähemalt ta saab Soengu kohta nalja teha.